räägime siis sellest, kuidas teha arhitektuurne mõõtketisüsteem. Annotate ribboni peal on olemas siin dimensioonide stylide manager ja praegult need on kõik üsna ühesugused siin, et ükskõik millisest me alustame, teha siis üks selline mõõtketisüsteem, mille võiks siis nimetada ehituslik. Continue ja mille poolest siis ehituslik mõõtketu erineb selle masinaehituse omast, on ju need noole otsad nii-öelda. Et ehituslikud mõõtketid on siis selle architectural tickiga ehk siis sellise kaldjoonega. Ja nüüd, et see joon siis näeks välja niisugune nagu ta viisakas on, siis saab sinna pikendada veel neid jooni üle nende, näete, siia tuli nüüd väiksed pikendused otsa. Muu asi, set from origin, see võiks olla ka natukene suurem. See käsin 2 millimeetrit vabalt. Nii, ja millimeetreid me näha ei taha, oma kohad kaotame ära. Nii, ja lisame talle nüüd sellise omaduse, millest meil ei ole siiani juhtunud, see on siis annotatiivsus. Annotatiivsus võimaldab siis kasutades annotatiivset skaalat, kasutada seda mõõtketti ka mudelruumis, kui kellelgi peaks niisugune tahtmine tulema. Nii, ja põhimõtteliselt on see mõõtketisüsteem meil nüüd olemas, paneme OK-ga kinni. Ta nüüd automaatselt ka jooksev, aga igaks võib küll see kurat peale klikata. Ja võt nüüd selleks, et seda kasutada, panen abikihi kinni, et see mitte segaks siin. Selleks tuleb siis nüüd pöörata tähelepanu siia alla abimeeste rea peale, kus on siis 4 sellist 3 niisugust ähvardavat ikooni ja siis on üks mõõtkava number, mis siis tavaliselt on 1 ühele. Ja see 1 ühele on see annotatiivne skaala. Et siin need eelnevad ikoonid võimaldavad kas automaatselt siis selle annotatiivsete objektide skaalat muuta vastavalt sellele, kui skaala muutub. Antud juhul siis ei hakka neid siin aktiveerima, vaid valime siit skaalaks 1/50. Ja kui ma nüüd panen siia mingi mõõdu, siis see mõõt on hoolimata siis sellest, et mul seal mõõtketisüsteemis oli 2,5 millimeetrine tekst, siin on ta nüüd 50 korda suurem. Et ta oskab nüüd nii-öelda mu soove läbi näha, ehk suurendab seda. Mõõtketis on nüüd huvitav tulemus. Ta ei pidanud mitte olema. Siin ilmselt läks midagi natukene nihkesse. Objekt snap trackinguga võib sellist asja juhtuda. Siit on mõistlik võtta jätkuv. Ma ei hakka praegu kõike mõõta panema. Põhimõte on aru saada.